Ja mina Katja Varblane, siis Eesti brändi eestkõneleja ja Kristiina palus et ma rääkisin korra sellest, et kuidas siis seda Eesti mainet tõsta, kuidas parandada, missuguseid võtteid kasutada. Ja alustuseks ma tahtsin lihtsalt panna siia taustale ka selle mantra, mida me oleme korranud siis Eesti brändi poolt juba pikemat aega, et miks me üldse riigi mainest räägime. Et räägime sellepärast, et tegelikult see on julgeoleku küsimus, sest mida paremini meid teatakse ja kui me läheme korda inimestele, siis selle põhjal tehakse ka otsused, et kas meie eest seista ja meie taha tulla. Ehk siis tegelikult see väga oluline tänases maailmas. Ja loomulikult mõistagi on see ka paljuski ikkagi majandusliku edu küsimus. Nii et seetõttu on väga põhjust rääkida riigi mainest. Ja minu meelest täna on põhiküsimus nagu selles, et kuidas tegelikult seda sisemist enesekindlust ehitada. Et me kõik, kes siin ka täna on, tegelikult ongi ju meie riigi eeskõnelejad, et meil oleks päriselt see veendumus, et seda julgesti teha ja ma arvan, et Lauri varasem kõne oli kindlasti täpselt see, mida meil selleks tarvis on. Aga ma toon siia veel kõrvale mõned võib-olla sellised näited, et Triin on kokku pannud siin sellise video, kuidas siis teised meist räägivad. Natuke väljemaks. And you are also showing how a small country can become a laboratory for digitization. All over in Europe, we can learn from you. So your residency helped to educate me about Estonia. But it's incredibly entrepreneurial in kind of all walks of life, which I think just feeds through into the whole reason why it generates unicorns. Trying to get documents signed in the UK is incredible. Last time I did a document signing in Estonia was about a week ago. It took all of about 25 seconds and everybody signed it quickly. Meanwhile in the UK, people are printing documents, signing it, scanning it and sending it back and saying this is a digital signature. So for me, the probity and the trustworthiness of digital signatures are just make life so much easier. Don't know any other country that can offer that business environment, that infrastructure that unlocks that for any entrepreneurs in the world. Last but not least, I would like to mention the Estonian people as well. Because actually they are very open, very entrepreneurial, very curious. So it's actually, and very straightforward, sometimes a little bit too much, but actually from a business perspective, this is actually a good thing because it actually helps you tackle problems and grow further. So it's really a lovely place to do business. I should have called the Estonians when we were setting up our healthcare website. Nii et põhimõtteliselt jah, Obamast Tommy Cashini, et tegelikult meil neid referentse on päris palju, et kes Eestist räägivad ja ma usun, et see tegelikult nagu tuletab meile endale nagu meelde, et meil on väga tugev lugu, mida maailmaga jagada. Ja siia kõrvale lihtsalt tahtsin korra veel tuua ka siis selle teema, mis puudutab maineuuringuid, et kuidas meid seal nähakse. Et maineuuringutest peegeldub see, et loomulikult me riigina, väikse riigina ei ole super hästi tuntud maailmas, küll aga see maine nende seas, kes meid teavad,
on võrdlemisi positiivne, mis annab meile väga head eeldused tegelikult selleks, et üha enam liikuda siis positiivses suunas. Aga kui me vaatame Nation Brands Indexit, ka üks selline rahvusvaheline uuring, siis sealt selgub, et tegelikult enamus inimesed maailmas teavad Eestit vaid nime järgi. Ehk siis väga oluline on ka see üksik informatsioonikild, mis tal tegelikult meie riigi kohta, mida ta üldse kuuleb. Ehk siis, et igaühe roll tegelikult on väga-väga suur siinkohal, iga eestlase ja ka Eesti fänni roll kogu maailmas. Et see on see reaalsus, milles me tegutseme, aga jällegi, kui vaadata siis sinna kõrvale seda, et need, kes juba teavad Eestist midagi, siis see maine on liikunud üha positiivses siis trendis ja annab lootust, et tegelikult meie lugu kannab. Ja kui me vaatame seda, et mis on tegelikult kõige olulisemad tegurid, siis mis meie mainet juhivad, siis tegelikult selleks ongi see meie lihtne äriajamise keskkond, digiriik ja residentsus, kindlasti need on võtmetegurid selle juures. Ja viimasest ajast siis tõstatub järjest enam esile ka hariduse, teaduse valdkond ja kuna need uuringud on ju tehtud enne seda, kui Eesti tuli välja D-hüppeprogrammiga, siis siit võiks oodata, et see trend jätkub. Ja jällegi, kui vaadata regioone eraldiseisvalt, siis need arengud on erinevad. Euroopas, Ladina-Ameerikas, Okaanias näeme väga positiivset trendi, kuidas Eesti maine on liikunud. Samal ajal USAs see pilt nii positiivne ei ole, kindlasti on väga suur mõttekoht ja väljakutse meile riigina, et mida me siis teeme selles suunas ja ka siis lahe regioon Põhja-Aafrika, et seal on meil tegelikult ilmselt vaja teha rohkem tööd. Ja nüüd siia juurde, et kuidas siis küsimus, et kuidas siis Eestist rääkida selleks, et see maine oleks positiivsem ja meil endal oleks tugevam vundament ja enesekindlus seda teha, et siis me oleme välja toonud sellised eestlasele omased tegutsemispõhimõtted, mis on võib-olla väga universaalsed meile. Ja olgu selleks siis meie nutikus, mis tuleb ressursside vähesusest või positiivne siis rahulolematus, mis tegelikult ongi edasiviiv, või siis meie sirgeselgsus, mis loob usaldust ja tegelikult väga hea võimega koostööd teha, et ma arvan jälle tänased teemad on siin väga hea näide sellest. Et see on nagu see vundament, millele me saame ehitada ja mis tegelikult annabki võimaluse selleks, et selles muutuvas maailmas olla väga edukas. See on meile omane, meil on selles kogemus, meie riigi ehitamine 30 aastaga on parim näide sellest, kuidas me oleme muutuvates oludes suutnud väga edukalt toime tulla. Nii et oma sõnumiloomes kindlasti on väga mõistlik see, et me mitte ainult ei räägi sellest, et mis me oleme, vaid et mida meil maailmale pakkuda on, et see võiks olla selline rõhuasetus ja kese. Üks võte siis veel, mida me võiksime julgemalt kasutada, on see, et rääkida meie inimeste lugusid ja läbi nende lugude jutustadagi Eesti lugu. Et meil on väga palju super andekaid talente alates founderitest kuni meie kultuuritegelaste või teadlasteni, et tegelikult need lood on need, mis jäävad meelde. Et julgesti võiks seda kasutada, jällegi need materjalid on meil Toolboxis ja Estonia veebilehel kõik olemas, saate seda teha. Ühe küsimusena tahtsin veel korra puudutada seda, viimasel ajal on palju küsitud seda, et kas me võime rääkida Eestist kui Põhjamaast või me peaksime rääkima rohkem Baltikust. Et siinkohal tahaks tuua välja selle, et kui me võtame demokraatia indeksi, siis kus me seal asume, positsioonil number 2, kes on meie ümber ja ees, Taani, Rootsi, Norra, me oleme nendega koos selles indeksis
ja noh, kui mõelda, et mis ka täna siin palju kõlanud, eks ju, teema on olnud see, et kuidas me läbi oma tehnoloogia kasutuse tegelikult ju just seda demokraatlikku riiki ehitamegi, et siis see on see, mis meid ühendab ja kus me väga julgesti võime võtta selle positsiooni, et rääkida Eestist kui Nordic või põhjamaisest riigist, et see on, meil on ühine väärtusruum ja väga soovitan seda kasutada julgesti. Ja viimaks tahtsin tuua välja ühe sellise hiljutise näite, et jaanuaris tuleb Davosis maailma majandusfoorum ja sinna tuleb üks väike Eesti küla, mis on meeting roomid või see on siis koosolekuruumikesed ja see tegelikult on sündinud siis selliselt, et üks Saksa minimajade tootja tuli selle ideega meie Šveitsi esinduse juurde, saatkonna juurde ja hakkas läbi rääkima, et tal on niisugune mõte ja võiks teha sinna Eesti küla ja tegelikult meie riigina nagu ei maksa selle nähtavuse eest mitte midagi. Et see on sündinud sellest, et meie lugu päriselt kannab, see väärtusruum, mida me esindame, võimestab seda maailma majanduskonverentsi ehk siis minu meelest suurepärane näide sellest, kuidas taaskord meie lugu on suurem võib-olla kui me ise. Ja siin me olemegi kasutanud siis neid samu põhimõtteid meie visuaalidel ja seesama ambitsioon näiteks ongi siis üleskutse, mis on nende koosolekuruumide peal, et lihtsalt selline päris elust näide, kuidas me oma lugu saame laiale maailmale jagada. Vot, ja viimaks ma just mõtlesin, et kas mul jääb veel aega, aga ma siis ikkagi panen peale ka meie värske brändi video, võib-olla kõik ei ole veel seda näinud, et selle leiate ka Toolboxist, võite julgesti kasutada, et kuidas siis Eestist me võiksime rääkida. 7 years old. And you play with code? Click, run, click, done. Country with 1.3 million born. So many startups turn unicorn. Tech capital, venture capital, human capital. Come on then. Signed our work at 5? How? You? In nature? It's just 505. It's normal. Hey, what are you doing? Internet voting? Parliament election, candidate selection. Normalne. What is that? A bot? A robot? Pints, potatoes, tomatoes, organic, botanic. Business meeting in a sauna? No blazer, no collar, straight top, no block. Yeah, that's what I thought. Niisiis, et kõik, mis meie jaoks on normaalne, igapäevane ja võib-olla ei teki seda tunnet, et nüüd see oleks midagi põhjust maailmale jagada, tegelikult väljaspoolt vaadates üldiselt see näeb väga hea välja ja me võiksime väga rahul olla oma riigiga, mis meil täna on. Nii et olge julged Eesti loo jutustamisel, on minu sõnum. Aitäh!